ilusat hommikut! Me oleme jõudnud oma majaehitusega sinnamaale, kus paari nädala pärast me kolime ilmselt sisse. Seega ma mõtlesin, et teeme kiire majaehitus part 2, enne kui me hakkame majas sees asju filmima. Ma lasin teile siis küsida Instas endalt küsimusi. Võtame need ette, vaatame üle ja siis video lõpus ma teen ka kiire tuuri majas, et kus maal hetkel meil asjad omadega on. Nii, väga palju küsiti seda, et mida sa praeguste teadmiste juures teisiti teeksid, millised soovitused on sul inimesele, kes just hakkab ehitama, mis on detailid, mida võiks kindlasti majaehitusel silmas pidada ja kindlasti me ei ole eksperdid, aga mõningad asjad, mis me ise täheldasime, mida me võib-olla, kui me peaksime kunagi, mis on väga vähe tõenäoline, aga kui me peaksime kunagi maja uuesti ehitama, siis kõige esimene asi, mis meil oli see, et me vaatasime küll üle võtmed kätte nii-öelda hinnapakkumises olevate parkettide ja plaatide ruutmeetri hinnad, et kas on üldse midagi turul sellise hinnaga oli, aga me ei süvenenud piisavalt, et vaadata, kas ka meie maitsele asju oli selles hinnaklassis, ehk et kindlasti vaataksin kohe juba välja, et millist parketti ma tahan, milliseid plaate ma tahan, milliseid uksi ma tahan, et need oleksid kohe seal hinnapakkumises õigesti, et saaks pangalt siis vastavalt laenu võtta, mitte ei peaks pärast hakkama oma eelarvest asju tegema. Siis võib-olla kaasaks sisearhitekti. Mitte selles mõttes, et sisekujundajad, vaid just nagu sisearhitekti, kes aitaks läbi mõelda valguslahendused, sest siiamaani mul ei ole õrna aimugi, kas meie kodu tuleb piisavalt valgusküllane või mitte, sest me võtsime tüüpprojektist mõningad valgustid ära, sest need ei olnud absoluutselt mitte kuskilt otsast loogilised selle ehituse juures, mis meil oli, et meil oli näiteks lakke pandud nii-öelda koridori suunale, meil on selline kolmnurkne lagi, oli pandud 3 lampi, aga see tähendaks seda, et see 3. lamp on kuskil seal keskel tala sees, mis ei oleks nagu loogiline olnud ja siis oleksid kas ühele või teisele poole pidanud panema. Ühesõnaga, oli selliseid asju, mille koha pealt me tundsime, et me ausalt ei tea, mis siin kohal õige võiks olla. Siis võib-olla, mis oleks veel teinud, oleks maha märkinud endale juba maatüki peale konkreetselt selle maja tubade ruutmeetrid. Et natukene paremini tunnetust saada selles osas, et kui suured ruumid on, et täna ma võib-olla oleks natukene tahtnud, et meie magamistuba oleks väiksem ja selle võrra oleks köök-söögituba suurem olnud, sest meil ei ole väga palju ruumi vaja. Siis, mis veel? Mingid pisidetailid, mille peale, no mina ei osanud absoluutselt mõelda ja võib-olla mind ei häiri ka. Näiteks see, et elementmaja puhul vähemalt see projekt, mis meil on selline lahendus, et terrassi ustel ei ole võimalik nii, et nad oleksid maapinnaga täiesti tasa, et seal on väikene aste, mis on täpselt siuke asi, mille taha võib hakata komistama, nii meie kui laps kui koer. Te ei osanud absoluutselt selle peale mõelda. Siis, kui me vaatasime üle aknaid ja uksi, mis meile tellitakse, siis me ei vaadanud seda üle, et nad oleksid täpselt ühe sama kõrgused, et meil on natukene, mõned uksed, terrassi uksed vist on natukene madalamad kui aknad, mis muidu ei häiri, aga kui sa tead, siis hakkab häirima. Ja kas oli veel midagi? Kindlasti arvestada sellega, et mida rohkem sa teed eeltööd, seda vähem stressi on sul ehituse ajal. Ehk et vali nii palju asju kui vähegi võimalik juba eelnevalt välja, enne kui ehitama hakatakse, sest vähemalt elementmaja puhul ja nii-öelda meie koostööpartneri puhul on see, et nad tahavad suhteliselt tempokalt liikuda, mis tähendab, et nad teevad tihtipeale isegi otsuseid meie eest juba ära, ilma et me oleksime jõudnud sellesse süveneda, mis on olnud üldjoontes 95% osast väga hea, sest nad on väga palju maju ehitanud ja teavad, kuidas asju teha. Aga on mõned asjad, mida meie oleksime võib-olla tahtnud teisiti, aga ei jõudnud reageerida, sest me ei olnud seda enda jaoks läbi mõelnud. Et siuke väike nüanss. Ja kindlasti telli näidiseid. Ehk mina panin ämbrisse natukene meil siin värvivalikutega, et näiteks on meil köök ja köögitagune sein, mis sest, et nad on värvitud täpselt sama värviga, erinevat värvi. Kus see erinevus tuleb, keegi ei oska mulle öelda. Kõige parem pakkumine, mis köögitegijal oli see, et nad kasutavad teist lahustit, nii et värvi segamisel kuidagi, ehk et võib-olla sellest tuleb erinevus, kui me oleksime tellinud köögikapi ukse näidise.
siis me oleksime näinud kohe ära, et need 2 asja on eri värvi, aga kuna me tahtsime tempokalt asja valmis saada, siis me seda ei teinud. Et täna teeksin seda kindlasti teisiti. Siis, mida ma kindlasti teeksin veel teisiti, on see, et alati, kui tuuakse mingi tellimus, näiteks meile toodi uksed, siis kontrolli kohe üle, et kõik on terve ja korras, sest meil oli see, et meile toodi vist 7 ust ja me panime nad seisma ootama, kuni ehitusmehed jõuavad sinnamaale, et hakata ehitama. Ja kui nad hakkasid uksi paigaldama, siis tuli välja, et 7 uksest 4 olid kahjustustega, et kuskil olid mingid kriipsud, täkked, mingid transpordikäigus tekkinud errorid ja kuna see nii-öelda 2-nädalane periood oli mööda läinud, siis me ei saanud ka neid kuidagi tagastada, välja vahetada, et me pidime uued uksed ostma. Seejuurde olime targemad, kui kuller tuli, siis 4 uksest 3 olid kahjustatud, aga me olime kohapeal, tegime pildid ja saatsime kohe tagasi. Et siuksed väiksed nüansid võib-olla ja tõepoolest elektri puhul ka, mis minusuguse jõuluhullu jaoks oli väga oluline, Home in Estonia ütles ka, et kui sa oled jõuluhull, siis kindlasti pane endale räästapistikud. Never ever ei oleks selle peale tulnud. Ja mida meie elektrik veel ütles, mille peale me ei oleks tulnud, on see, et kindlasti panna juba kaamera valmidus endale ära. Et tõenäoliselt mingi hetk me ikkagi tahame ju kaamerad ka panna oma majale. Et tänasel päeval on see suht siuke standard vist, et oleks natukene turvalisem tunne. Et need on võib-olla mõned asjad, mida teeks teisiti. Ja paneks ka paneks kindlasti laenu nii-öelda summa sisse, sest aia ehitamine on väga kallis. Väga kallis. Et selle võib-olla oleks ka lisanud siis sellesse nii-öelda eelarvesse, mis me pangalt võtsime laenuna. Järgmine küsimus. Mis oli kõige ootamatum või raskem? Ega me ei osanud tegelikult midagi sellest maja ehitusest oodata. Et me kujutasime ette, et see võib keeruline olla. Ta on tegelikult läinud meil ikkagi suhteliselt sujuvalt. Aga on olnud mõned hetked, kus on natukene stressirohke olnud ja see on üldjoontes olnud sellest, et kui satub täpselt selline periood, kus Peikal on palju tööd, pisikene ei maga ja meil on maja peal kiirelt vaja palju otsuseid teha, siis see on natukene olnud stressirohke ja siinkohal me oleme lihtsalt lasknud minna, et otsustame ära ja kui läheb aia taha, siis läheb aia taha ja küll teeme ümber, ei ole hullu. Kui tihti oli teil kaaslasega lahkarvamusi sisekujunduse osas? Minu õnneks ei ole Peika väga selline, keda nii-öelda sisekujundus huvitaks, ehk et ta otse loomulikult eelistaks, et ei oleks roosa köök, aga ta suhteliselt annab ikkagi mulle vabad käed toimetada nii, nagu ma tahan ja kuna me oleme tema kodu juba koos teinud, siis me saame ka aru, et meil on suhteliselt sarnane maitse. Et võib-olla mul on mõned kiiksud, mis võiksid segada, aga õnneks seda ei sega sellepärast, et ta ei ole nii invested sellesse, et milline see sisekujunduslik pool välja näeb. Ja taaskord, kuna me oleme koos kodusid juba kujundanud nii-öelda, siis ta usaldab mind ja mu maitset. Mis olid vigurid või unistused, mida maja juures tahtsite, aga rahaliselt võib-olla polnud kõige mõistlikumad? No see on ilmselt minu vannitoakene. Ehk et tavainimene ei vaja kivivanni, mis maksab pool varandust. Tavainimene ei vaja vasetooni vannisegistit, mis maksab pool varandust. Aga kuna see on minu nii-öelda safe space, minu haven, see on see koht, kus ma käin alati ennast maandamas, siis ma teadsin, et ma tahan, et see oleks, ikkagi ideaalne. Täpselt see, mida ma unistanud olen. Seega see oli see koht, kus ma järeleandmisi ei teinud. Võib-olla tavainimesel oleks väga suva sellest. Aga jah, see oli võib-olla süke üks kiiksukasi ja teine kiiksukasi on võib-olla see, et me lasime elektri viia ka metsa alla. Ehk et mingi hetk me tahaksime siis metsatuka sisse teha väikse teerajakese, kus saab jalutada, kus saab tulukesed panna. Võib-olla kunagi onnikene Ellile sinna metsatuka sisse, et täitsa nii, et oleks elekter ka sees. Ehk see on võib-olla süke asi, mis me lasime teha, mis taaskord ei ole võib-olla standardne. Ja siis küsiti, et milline vann tuleb. Siis kui me tuuri teeme, siis vann on juba maja peal kohal. See on küll vist sisse pakitud veel, aga äkki ma saan teile näidata, et milline ta tuleb, et ta on hästi simple, ovaalne, kivimassist. Hästi ilus. No minu jaoks ilus. Ma saan aru, ilu on hästi subjektiivne, aga hästi ilus vann. Et ma proovin teile siis näidata, kui me selle video lõpus siin väikse tuurikese teeme. Kas lapsel kool, lasteaed lähedal kunagi või peate palju autot kasutama?
Võrdlemisi lähedal, et meil käib nii-öelda külabuss sealt, on ju. Ja autoga on tema lasteaeda, ma arvan, 7 minutit, 7-10 minutit, aga koolida tõenäoliselt saab hakata siis ikkagi bussiga ise käima. Et ei ole ulmedistants, aga piisavalt kaugel, et ikkagi tunneme, et me oleme nii-öelda maal või natukene eraldatud kogu sellest suurlinna melust. Kui palju võtsite maja osas võrdlevaid pakkumisi ning mille tõttu lõpliku otsuse tegite? Me võtsime tegelikult ainult 2 võrdlevat pakkumist, sest me teadsime, et me tahame sellist lahendust, mis on juba valmis projekt, et me ei taha hakata nullist midagi kujundama ja me leidsime ainult 2 pakkujalt sellised lahendused, mis meile meeldiksid. Üks meeldis rohkem, teine meeldis vähem. Küsisime mõlemal hinnapakkumise, see, mis rohkem meeldis, maksis vähem. See, mis vähem meeldis, maksis rohkem. Nii et otsus oli suhteliselt lihtne sealt pealt tulema. Et ma arvan, et ma täna ka ei pingutaks üle nende erinevate hinnapakkumiste võtmisega, et lõppkokkuvõttes on ikkagi oluline see, et sa saad täpselt sellise kodu, nagu sa unistanud oled. Et kas seal nüüd on see 20 000 ühele poole või teisele poole, ütleme 10 aasta perspektiivis võib-olla ei ole nii oluline. Kas pidite tegema ka teatud järeleandmisi planeeringus, suuruses, materjalides ja muus sellises? Ja, kindlasti, et meil ei ole mingit kullapada kuskil, kust me saame kogu aeg raha juurde võtta. Et me tegime ikkagi järeleandmisi nende asjade osas, mis meie jaoks ei ole nii olulised. Et näiteks meie uksed maksid ainult mingi 90 €. Et kuna hetkel ei ole see oluline, et nad oleksid helisummutavad, sest Elli on nii pisikene veel. Võib-olla kui ta teismeline on, siis me tahame uksed välja vahetada. Laminaati, jah, oleks tahtnud võib-olla 32 € ruutmeeter kalasaba panna. Aga ei tundnud mõistlik 118 ruudu puhul. Nii et läks täiesti tavaline Lincolnast odavama klassi laminaat. Loodame, et peab vastu, et mul endal korteris oli siuke soodsam laminaat ja 10 aastat väga ilusasti pidas vastu. Loodame, et sellega on samad lood. Siis kindlasti pidime järeleandmisi tegema ka plaatide osas. Ja mitte sellepärast, et me hinnaklassis ei leidnud seda õiget, vaid just sellepärast, et me ei leidnud seda õiget period. Ehk, et kui mu visioon oli see, et ma tahan kindlasti tumerohelist, siukest metsarohelist plaati 9 sent seinaks, siis ma ei suutnud lihtsalt leida ühestki poest sellist lahendust. Nii et plaadi asemel panime mikrotsemendi, aga ma loodan, et selle hooldus ei ole väga palju keerulisem kui plaadi hooldus, sest ta näeb välja nüüd väga ilus. Ja mis veel? Kindlasti oli mingid detaile, mille osas me lihtsalt olime, et ei ole mõtet nii palju raha sinna panna, et see ei ole meie jaoks oluline, ala mingi WC-poti loputuskasti nupp. No jah, ideaalses maailmas oleks tore, kui ta oleks sama tooni nagu meie segistid, aga kas see on suures pildis oluline? Mitte meie jaoks. Et me tegime kindlasti järeleandmisi, et me täiesti mingi ribadeks ennast eelarveliselt ei tõmbaks, et me suudaksime ka funktsioneerida peale selle maja ehitust. Kas tegemist elementmajaga? Jah, tegemist on puitelementmajaga ja tänu sellele see ilmselt ka meil nii kiiresti siin valmis on saanud. Palju teil köök läks maksma? Köök, kui me räägime köögimööblist, siis selle pakkumine oli minu arvates 9000 millegagi. Mis ma tahaks öelda, et on väga hea pakkumine, et meil on ju suur köögisaar ja väga kõrge sein, kus ühel poolel on full-on kapid. Et võtsime Karli köökidelt, mega rahul, nende hinna ja kvaliteedi suhe, nende klienditeenindus on lihtsalt suurepärane. Ma kujutan ette, et neil on meeletu töömaht, sellepärast ma nägin, et Home in Estonia näitas ka, et ta tellis Karli köökidest oma vanematele köögi, nii et ma kujutan ette, et nad uppuvad praegu päringutesse, aga tõesti mega toredad ja nii hea hinnaga, nii ilus asi. Kas mõni ehituselement tuli välja paremini, kui alguses lootsid? Ma ütleks, et terrass võib-olla näeb parem välja, kui ma oleksin arvanud, sest me ei teadnud, mida terrassilauaga teha, kuna meil oli nii-öelda hinnapakkumise eelarves siis valik, kas siuke klassikaline soe puidulahendus või siis täiesti töötlemata puit ja me otsustasime täiesti töötlemata puidulaua, terrassilaua kasuks, et kui on vaja mingi hetk seda värvida mingit värvi, et siis me saame seda teha, aga täna, kui see on pandud, siis me näeme, et tegelikult meie siukse hallikas pruuni maja värviga, täiesti see töötlemata puit näeb jumala ilus välja, et see võib-olla oli siuke asi, mis natukene üllatas. Siis on hästi palju küsitud selle kohta, et mis maksab. Üks on spetsiifilisem küsimus, ehk siis mis suurusjärgus olid krundiga seotud ettevalmistamise kulud. Kuna me võtsime sellise krundi, kus oli juba vesi, elekter veetud, siis seda kulu meile ei tulnud.
lisaks nii-öelda. Ja kuna meil on võtmed kätte lahendus, siis ma otseselt ei oska öelda, palju see nii-öelda pinnase ettevalmistus oli. Ma tean neid asju, mis on üle eelarve läinud. Et näiteks me ei arvestanud mulle äraveoga, mis pakkumises ei olnud, see oli mingi 2500 juurde. Me ei arvestanud radoonkilega, sest tegelikult meie nii-öelda vallas ei ole see nõutud. See oli mingi lisatonn. Siis me ei arvestanud sellega, et reovee mahuti paagi augu kaevamiseks läks neil lisaaega, kuna meil on seal suhteliselt tugev pinnas, et see läks mingi lisa 5 sotti. Et võib-olla jah, siuksed kulud ma oskan välja tuua, aga mis see täpselt nüüd ettevalmistus kogunisti läks, seda meil ei olnud tegelikult eraldi reana hinnapakkumises välja toodud, nii et ma ei oska täpselt öelda. Ja siis küsiti ka, et kui palju kogu asi maksma läheb, arvestades ka mööblit, mis me sisse paneme. Me hetkel ei ole eraldi mööblit ostnud majja, et meil on olemas mingisugused asjad, mida me oleme erinevatest korteritest kaasa tassinud, et baasasjad, meil on diivan olemas, meil on söögilaud olemas ja nii edasi, et nendega me läheme esialgu sinna sisse ja siis me hakkame sujuvalt tasapisi kõike välja vahetama, et me nii-öelda eraldi veel kodu jaoks ei ole mööblioste teinud. Et jah. Siis loomulikult küsitakse majaehituse kogumaksumuse suurusjärku, seda ma ütlesin eelmine kord, et see on circa 500 000 ja ma arvan, et sinna me ka jääme. Et hetkel on meil veel mõningad arved tulemas, aga ma arvan, et me jääme ikkagi niimoodi, et meil läks kogu asjast circa 33 000 üle. Et arvestades, et me esialgu ei plaaninud kohe kaminat osta ja nii edasi, et siis kuskil 33 000 on üle läinud ja ma arvan, et me jääme sinna 500 000 juurde krunt ja maja. Anneli uurib, et kui elevil te ise olete sellest? Ma ei tea, me ei oska vist veel elevil olla, et nii palju asju on, mis on vaja veel teha, kogu kolimine on veel vaja ära teha, väga palju on majaga seoses, mis me saame aru, mis me peame hakkama tegema, kui me sinna kolime, et meil on mingit kuuri vaja, meil on vaja mööblit osta suhteliselt palju, meil on vaja kogu nii-öelda aiatööd kõik ära teha, tasandada, istutada ja nii edasi, ehk et praegu lihtsalt tundub, et seda kõik on hästi palju, aga ma tean, et kui me sisse kolime, ja ma näen, kuidas Lili seal hoovis ringi jookseb või kuidas Elli seal suvel kuskil tatsub muru peal ringi, siis ma olen mega elevil. Sest see on see, millest ma olen alati unistanud, et lillukene saaks endale majakoera elu, et minna õue siis, kui ta tahab. Ja et meil ongi lihtsalt suvel ka oma hoovis nii mõnus lihtsalt päevitada, pikutada, chillida, mängida. Ehk et ma olen väga elevil selle suve osas, mis meid majas ootab, aga ma ei ole nii elevil selles osas, et kui me sisse kolime, kui palju asju meil on vaja veel teha ja osta. Vot, aga siinkohal ma arvan, et ma tõmbangi selle osa videost kokku. Lähme sõidame maja pealt läbi, teen teile seal kiire tuuri. Ja tere tulemast! See on siis meie esikukene. Kuna ta on suhteliselt pisike, siis siia me teeme lahtise lahenduse. Ma panen siia Pinteresti pildi, mida ma ette kujutan. Aga me ei tee seda tumedat, vaid tõenäoliselt sama värvi, ehk siis Tikkurila Akropolis. Siis siit läheme kohe külaliste tuppa. / kontor, tõenäoliselt kontori laua ma näen kas sinna või siis siia. Võib-olla on mõistlik siia panna ja siis siia saab mõnusa suure diivan voodi panna. Ja siit on nurgast näha ka meie laminaati. Minu arust oli mingi cashmere tamm, kui ma ei eksi. Ja siin on Lillu, kes on esimest korda majas. Siin saab kohe maja koer ja siis siin on raamatukogutuba / Elli mängutuba. Tema mänguasjad tulevad tõenäoliselt kõik siia. Minu lugemistiim on siia ja siis siia seina nii palju raamatuid kui vähegi mahub. See on üks mul lemmikuid aknaid, sest see puu seal taga on lihtsalt nii ilus. Ja siit saab tegelikult minna ka terrassi peale, kus hetkel on tellingud. Ja siit edasi on meil kohe näha kaminad, mis lähed üles välja. Ja siia tahaks siis peale panna sükse paksu tamme jupikese, mis on nagu päris selle puuprofiiliga, et ei ole ära silutud. Siin on näha meie elutuba. Telekas tuleb siia, diivan tuleb siia, kuusk läheb sinna. Siit on näha meie köök / söögituba, siis see toob söögilaud ja mu vann. Vaadake mu ilus kivivann. See praegu muidugi siin niimoodi pakendatud, ega siit midagi aru ei saa, aga kui paika saab, siis ma näitan teile. Ja kogu meie köögitehnika on meil pilla-palla. Köögiga on meil siis see error, et köögivärv tuli teissugune kui seinavärv. Siis me üritasime praegu nuputada, et kas me saame ühe
ühesuguseks neid. Lasime sellest tükist võtta siis värviproovi ja teha selle pealt värvi ja testisime, kas õnnestub, aga nagu see on nüüd hoopis mingi kolmas asi ja see näeb välja natukene nagu kakaroheline, et seda värvi seina ei sooviks. Siit edasi oli meil vannitoakene, siia tuleb siis minu vann. Ja siin on siis meie mikrotsemendiga roheline sein. Väga siit vist näha ei ole praegu, siuke tuhmim roheline, mis mulle väga meeldib. Siin on meil siis WC, siia tuleb duš, siin on saun, kile on ees, et see liiga palju tolmu ei läheks, ma korra näitan teile. Selline nunnukas on meil ta. Siit on nagu megavaade lihtsalt. Ja siis paar tuba jäi meil veel vaatamata, lähme siit. Siin on väike vannituba või noh, WC põhimõtteliselt lihtsalt. Siin on Elli koperdasin lihtsalt selle otsa. Elli magamistoakene. Ja siin on siis meie magamistuba, kus on ka siuke ilus roheline sein, et ma ei tea, oleks tahtnud tegelikult, et köögimööbel oleks ka sellist rohelist värvi. Aga ei ole päris see. Aga noh, we work with what we got. Aga muidu mulle selle rohelise ja agropolise kombo nagu meeldib värvitoonidena. Ja isegi see, et lagi jäi meil valget värvi. Et nagu mulle see trifecta meeldib, et siuke mõnus sossu kodune värvigamma. Vot, aga selline ta meil hetkel on. Eks ma siis näitan teile uuesti, kui me oleme sisse kolinud ja tasapisi juba mööbeldame. Rose-colored glasses do wonders to a spark.